Armas kogudus, tänane pühapäev on täis väga pidulikku, kaunist jõulude Kristuse sünni ootust. Ja kindlasti on õige, et sellel advendi ajal pööratakse tähelepanu ka ristja Johannesele, millal siis veel. Kindlasti võiks ristja Johannese elust rääkida jaanipäeval, ristja Johannese sünnipäeval, aga eks ole, tänapäeval on siis pigem surnuaiapühad või magatakse jaanipäeva, jaaniöö väsimust jaanipäeva missa ajal välja. Ristja Johannesel on jõuludes oma selge koht. Tema sünnipäev on pool aastat enne Jeesuse sündimist. Jeesus nimetas teda suurimaks prohvetiks, ta on Messia, teevalmistaja. Evangeeliumides kirjeldatakse, et preester Sakariase ja Elisabethi kauaoodatud ja ainus poeg Johannesest sai populaarne kõrbejutlustaja. Ta elas Jordani ääres üksildases kohas askeetlikku elu, kuid inimesed tulid ise tema juurde, et uut prohvetit kuulata ja küsida temalt elu tähtsaid küsimusi. Ta kuulutas, et oodatud Messias on saabumas ja tema vastuvõtuks tuleb inimestel oma patte tunnistada ja sisemiselt muutuda, meelt parandada. Kes oma patud tunnistas, need ristis Johannes Jordani jões, sellest ka tema nimi ristja Johannes, sest meil on piiblis ju ka teisi Johanneseid, eelkõige tunneme evangelist Johannest. Ta tunnistas enda kohta: ma ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Ristja Johannes kritiseeris otsekoheselt ka nelivürst Herodese ebamoraalset käitumist ja seetõttu Herodes vangistas tema. Nelivürst ei riskinud siiski ristja Johannest hukata, sest prohvet oli rahva seas väga populaarne. Tänane evangeelium rääkis just nimelt sellest ristja Johannese vanglaperioodist. Ta istus vangihoones ja jälgis oma jüngrite kaudu, mida tema järel tuleja Jeesus ette võtab. Kuid Jeesus ei alustanud revolutsiooni. Vähemalt mitte sellist revolutsiooni, mida ristja Johannes lootis näha ja mille nimel ta oli väga vapralt jutlustanud. Matteus kirjeldab, et ristja Johannes on hakanud vangihoones omamoodi Jeesuses kahtlema. Tema eriti impulsiivne väljaastumine kõrbes ja tulevase kohtutuleku kuulutus on justkui liiva jooksnud. Johannes kahtleb Jeesuses ja nähtavasti ka iseendas. Kas ta on tõesti asjatult end ohverdanud? Jeesus soovitab vaadata, mida ta teeb ja märgata Jumala antud märke, mitte jääda juurdlema oma arvamiste ja soovide puntrasse. Jeesus kinnitab seda, et ta on, kellele ristja Johannes on teed valmistanud, aga tal on omad plaanid. Jumalal on omad suuremad plaanid, kui ristja Johannes on päris mõistnud. Seda Jeesuse soovitust või
rahustavat, julgustavat mõtet võib väljendada ka Pauluse sõnadega tänasest epistli tekstist. Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega. Oma hinnangutes inimeste olukordade ja kas või õpetuste suhtes ei pea olema väga rutakas ehk subjektiivne. Oluline võib jääda kahe silma vahele või hoopis taipamata. Tänane epistli tekst, mis kalendri järgi on ka selleks jutluse tekstiks, oli lõiguke suuremast Korintuse kirja teemast, kus Paulus selgitab ja klaarib enda rajatud noore koguduse siseelu. Temani on jõudnud kuuldused, et suure ja tähtsa Korintuse linna kristlikus koguduses kogub tuure suur konflikt. Kogudus on jagunenud mitmeks kildkonnaks. Kogudus on nii-öelda parteistunud. Koguduses avaldas mõju Aleksandria, helenistlik juut Apollos. Pauluse ja Apollose õpetuses ei pruukinud olla erinevusi, kuid nende õpetuse isiklikud rõhuasetused ja esitamisviisid võisid siiski paljuski erineda. Ka Peetrusel oli koguduses oma mõju. Nõnda Pauluse autoriteet lõi kõikuma, kuid veel enam, kui inimesed valisid erinevate leeride vahel, nad tundsid iseennast kõrgemal kui sõnakuulutajad. Apostleid ja teisi sõnakuulutajaid hakati võtma nagu nii-öelda teenusepakkujaid, mis on, ma usun, meile ka tänapäeval väga tuttav mõiste. Ja need teenuse tarbijad arvasid ise omavat õigust hinnata selle nii-öelda kuulutuse või kristliku sõnumi teenuse üle. Äris see tänapäeval toimib. Klient otsustab, mis talle sobib ja taskukohane on, aga kas ka kirikus. Tänapäeval on inimesed harjunud ka väärtusi ja tõde ise sõnastama. Ei ole valmis tõde inimeste jaoks, mille järgi oma elu häälestada, vaid elu seadused pannakse paika vastavalt oma mugavusele ja soovile. Ka Jumal pannakse nii sageli kokku nagu konstruktorist, pala haaval. Just selline, nagu tundub ilus ja parasjagu mugav. Et tema teenimine, austamine ei oleks liiga väsitav ja keeruline. Ja piibli kristliku kuulutuse teinekord ka raskesti mõistetavad teemad jäetakse kergelt kõrvale. Vahel tundub, et väärtusi, usuõpetust ja arusaamu võib muuta ja venitada nagu kummipaela, aga kuskil on mingid asjad ikkagi väga inimeste jaoks paigas. Mingi ametkonna sõnastatud normid või reeglid või ministri või Riigikogu vastu võetud seadused, mis meie elu pisikesi teemasid seavad ja juhivad, need on justkui kivisse raiutud. Kuigi ollakse hädas, et reeglid on paigast ära, ei saa neid justkui muuta. Nii sageli olen sellistes olukordades mõelnud ja öelnud, Moosese toodud 10 käsku on jumalikud reeglid ja neid me ei saa ega pea muutma. Kuid muud reeglid ja normid on inimeste tehtud. Kui on mõistlik ja õiglane neid muuta, uuendada, täiendada, siis me saame neid ise teha. Paulus võiks meile täna taas meelde tuletada ja õpetada, mis on kirikus ja laiemalt maailmas keskne ja püsiv
ja mis on see nii-öelda diaafora, asjad, mis on inimeste seatud ja mida me saame parandada ja uuendada. See keskne, see püsiv kristlaste jaoks on Kristus ja rõõmusõnum tema toodud päästest. Et Kristus on meie eest risti löödud, surnud ja surnuist üles tõusnud ja seeläbi meid lunastanud ja Jumalaga lepitanud. Jõulud toovad siia juurde veel olulise aspekti. Jeesus sündis inimeseks ja oli meie õnnistegija juba Petlemma sõimes. Jeesuse sünd oli osa Jumala plaanist ja vaid koos õndsusloo tervikuga mõistame jõulude sügavamat sõnumit. See on Kristuse kiriku kuulutuse ja usu põhituum ja meid ühendav osa. Muud asjad, olgu jumalateenistuse kord või see, kuidas me koguduse tööd korraldame, on nii-öelda pisiasjad ja nendes me saame toimida nõnda, nagu on hea ja vajalik. Paulus ise on kasutanud selle rõõmusõnumi kohta väljendit sõna ristist. Kõik Jeesuse elus, tegevuses ja õpetuses on suunatud ristile. See sõna ristist on vastuvõetamatu narrus neile, kes otsivad inimlikku tarkust ja suurust, aga see on päästesõna neile, kes suudavad selle Jumala vaimu abiga ära tunda ja vastu võtta. Paulus nimetab end Kristuse sulaseks, käsutäitjaks ja samal ajal Jumalalt saadud suurte volitustega Jumala saladuste majapidajaks. Kui ta on selles töös ustav, pole tal vaja karta. Tema südametunnistus on puhas. Ta ütleb siin, Issand on see, kes minu üle kohut mõistab, nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega. Millal on see õige aeg? Viimne kohus toimub loomulikult siis, kui Kristus tuleb tagasi. Kuid nagu Johannes pidi Jeesust ära tundma tema tegudes, nii võime ka ütelda meie olukorra kohta. Me saame Jumalat tunda juba nüüd. Jeesuse tulemine, advent on jätkuv ja Issand tuleb oma koguduse keskele sõnas ja sakramendis. Selleks me ju peame jumalateenistust, et me endid Jumala ees läbi katsuksime, end laseksime temal uuendada ja muuta ja võtaksime temalt vastu pakutud armu, mida Jeesus on kord oma ristisurma ja ülestõusmisega maailmale valmistanud ja mida ta meil igale ühele ka täna tahab uuesti pakkuda ja kinnitada. Nõnda olgu õnnistatud ka see tänane jumalateenistus kõigi oma rikkalike andide läbi, et see võiks meid ehitada sisemiselt ja julgustada kinni hoidma kõige olulisemast Kristusest, kes seda maailma juhib ja valitseb suurtes asjades ja ka kõigis meie pisiasjades. Õnnistatud advendiaja jätku ja rõõmsat jõulude ootust!